Voolutugevuse definitsioon valemi näidisülesanne 3 toob meile ühe uue mõõtühiku. Ja selleks mõõtühikuks on ampertund. Ja enne kui üldse asuda selle ülesande 3 lahendamise juurde, proovime siis ära seletada, mis ühik see ampertund on ja kuidas ta on siis seotud meie tuttavate ühikutega. Kui me nüüd vaatame sellele ühikule otsa, siis me näeme siin korrutamistehet. Ehk siis 1 amper on korrutatud 1 tunniga. Kui me nüüd mõtleme oma eelmisele ülesandele, kus me siis otsisime voolutugevuse ja aja kaudu laengut, siis eks ole laengu leidmiseks pidime me voolutugevuse ja aja omavahel korrutama. Me teame, et voolutugevuse ühikuks on amper ja aja ühikuks on sekund. Ja kui me nüüd selle ampri ja sekundi, nagu see valem meil ütleb, omavahel korrutame, saame me elektrilaengu ühiku kulon. Nii et 1 kulon saadakse siis selliselt, et korrutatakse omavahel amper ja sekund. Aga siin me näeme, et on korrutatud omavahel amper ja tund. Tuletan teile meelde, et 1 tunnis on 60 minutit ja 1 minutis on 60 sekundit. Järelikult 1 tunnis on 3600 sekundit ja kui ma nüüd kirjutan siia 1 tunni asemel 3600 sekundit, eks ole, 1 amper ja nüüd mitte 1 tund, vaid korda 3600 sekundit, siis ma saan, et see 1 ampertund on siis 3600 amper korda sekundit, aga amper korda sekund ei ole mitte midagi muud kui kulon. Ja sellistes ühikutes nagu ampertund või ka milliampertund või mikroampertund mõõdetakse aku eluiga. Kirjutan selle eluea jutumärkidesse, sest tegelikult iga tuleks ju mõõta ajaühikutes, aastates, kuudes, päevades, sajandites. Aga siin mõõdetakse eluiga ampertundides, milliampertundides või mikroampertundides. Ja see eluiga tegelikult kirjeldab meile siis seda laengut,
mida üks vooluallikas, näiteks aku või patarei, jaksab ringi ajada. Nii et kui meil on ju siin näiteks mingisugune aku, ja eks ole, selle aku küljes on meil näiteks lamp, siis eks ole, see aku oma sees toimuvate keemiliste protsesside tõttu ajab ringi elektrilaengut ja kui selle aku see nii-öelda eluiga oleks 1 ampertund, siis see aku jaksaks läbi selle lambi liigutada laengut 3600 kulonit. Aga eks ole, ma ütlesin, et meil on olemas ka milliampertund ja mikroampertund. Ja nii nagu on ju milli ja mikro ikka, siis 1 milliampertund on 1000 ampertundi ja 1 mikroampertund on 1,000,000 ampertundi. Nii et me peaksime siis vastavalt meie poolt arvutatud ampertunnile vastava koguse kuloneid kas siis jagama 1000-ga või jagama 1,000,000-ga. Mis siis, eks ole, omakorda teeb meile ju millikulonit. Aga kui midagi siit meelde jätta, siis tasuks meelde jätta seda, et ampertund on saadud ampri ja tunni korrutamisel ja kuna tunnis on 3600 sekundit, siis 1 ampertunnile vastab laeng suurusega 3600 kulonit. Ja nüüd siis hüppame tagasi, eks ole, selle 3. näidis ülesande juurde ja siin on öeldud, et siis aku elueaks on passis märgitud 150 ampertundi, mis siis tähendab, et see aku jaksab liigutada laengut 150 ampertundi ja kuna 1 ampertund oli meil 3600 kulonit, siis see 150 ampertundi on 3600-st 150 korda suurem, ehk see on 540 000 kulonit. Nii et see on siis see laeng, mida see konkreetne aku meil ringi ajada jaksab. Ja meil on siis mingisugune seadeldis, milles on voolutugevus 3 amprit. Nii et voolutugevus on 3 amprit. Ja meie käest küsitakse, et kui kaua selline olukord siis kesta saab. Ja mõnes mõttes on siis see ülesanne sarnane meie eelmise ülesandega, näidisülesandega 2, sest ka siin ei ole öeldud, milline osake liigub ja järelikult saame me selle ülesande lahendamisel hakkama ühe valemiga. Ja jällegi nende jaoks, kes matemaatikas kõige kibedamad käed ei ole, aitab meil puuduvat suurust, sest nüüd on meil teada ju laeng ja voolutugevus,
puuduvat suurust. Aega aitab siis meil leida üks lihtne jagamistehe, sest I, Q ja T suhtuvad omavahel nii nagu 2, 6 ja 3. Ja kui ma nüüd pean 6 ja 2 abil avaldama 3, eks ole, siis pean 6 ja 2 omavahel jagama ja täpselt sama tehte pean ma siis tegema laengu ja voolu tugevusega. Ja siia sellesse avaldisse saame siis nüüd panna asemele need arvud, mis meil siin on. Nii et murrujoone peale läheb 540 000 kulonit ja murrujoone alla läheb 3 amprit. 540 000 jagatud 3-ga. Vastus on 180 000 sekundit. Ja see on täiesti okei vastus, sest et eks ole, aja põhiühikuks ongi sekund. Aga kuna meil on päris keeruline hinnata, et kui pikk see aeg 180 000 sekundit siis on, siis teeme selle tundideks, on ju, ja ühes tunnis on siis 3600 sekundit, nii et jagame, ja kuigi see on täiesti mittevajalik tehe, jagame selle 180 000 3600-ga ja me saame, et see on 50 tundi. Aga kui me nüüd vaatame siin ülesandes olevaid arvusid ja vaatame seda vastust, mis me saime, siis tegelikult nutikas laps oleks saanud selle ülesande lahendada ka niimoodi, et jah, tuletab siis kõigepealt selle valemi, kus laeng tuleb jagada voolu tugevusega, on ju. Ja nüüd siis see eluiga või sellele elueale vastav laeng 150 ampertundi saaks siis jagada 3 ampriga ja 150 jagatud 3-ga on 50 ja näete, murrujoone peal on amper, all on amper, amprid taanduvad ära ja vastuseks tuleks siis 50 tundi. Mida oleks omakorda viisakas teisendada siis sekunditeks, ehk siis 180 000 sekundit. Aga seda viimast arvutust tegelikult teha ei ole vaja, nii nagu ei ole selle ülesande puhul otseselt tarvis ka neid sekundeid tundideks teisendada.